Vedurijuhi töö teeb raskeks, võib-olla siis natuke eriliseks võrreldes teiste ametitega. Ühe momendina see, et puudub selline kindlaks määratud ööpäeva rutiin, mille tähtsust alati rõhutatakse, kui räägitakse tervislikest eluviisidest. Et öeldakse, et peaksite iga päev samal ajal sööma, igal ööl sama palju magama. Meie erialal siis sellist rutiini kõne alla ei tule. See tuleneb juba puhtalt töö iseloomust, et reisirongid peavad sõitma siis, kui reisijatel on vaja sõita. Peavad sõitma ka varahommikul ja hilisõhtul. Nii et seetõttu sellist kindlaks määratud ööpäeva rutiini siis meie ametis ei ole. Ja seetõttu siis ma olin mõnevõrra üllatunud, kui ma kuulsin valitsuse kavast kaotada sooduspensionide süsteem. Sest kuigi peab paika, et töötingimused on muutunud võrreldes nõukogude aega, kas või vaadates ringi siin meie Stadleri mootorrongi kabiinis, siis jah, et meil on selline köetud kabiin, meil on ergonoomiline pult, meil on sellised töötingimused on märgatavalt paranenud, aga samas on ikkagi see, et meie töögraafik ikkagi vastab siis nende reisirongide või koostatakse vastavalt reisirongide sõiduplaanile ja see on ikkagi sama, et me töötame ka hilisõhtul ja varahommikul ja puhkeaeg teinekord on ka napp, et tuleb võib-olla kodus järele magada, et selles mõttes on ikkagi peab endiselt paika see, et mõned ametid mõjutavad siis tervist rohkem kui mõned teised. Ja sellepärast ma leian, et sooduspensionide süsteemi ärakaotamine oleks ebaõiglane.